tere hommikust! Ma olen endiselt kodus ja ma tegelikult sain just enda uuelt tootjalt. Sain paki. Ma lähen siia poole natukene, siis ma saan näidata ka. Ühesõnaga, by the way, te olete praegu klaasi otsas, et ma loodan, et see ei kuku kuhugi. Ühesõnaga, ma sain paki enda tootjalt ja see pakk koosnes mult accessoritest ja asjades, mis nagu uue tootele nagu võiks minna nii-öelda. Ja ma pean ühesõnaga katsetama siin erinevaid asju, aga see oli nii arvas, ma pean näitama ühte asju. Siis ta small detail, aga nad saatsid meile hästi palju näkesi pisikesi jüdineid, millega ma pean siis peaaegu proovima hakkama. Mis nagu toimib, mis ei toimi, ma tean, mul on oma lemmikud olemas juba kindel, et kuidas siit august läbi saab. You can imagine nagu mis asjad nagu võib tulla nagu lähitulevikus toodete puhul, aga ühesõnaga jah, need on nagu niisugused jüdinad ja siin on veel erinevad juurde ka veel, mida saaks nagu kasutada. Ma ei tea, kas see jah, ühesõnaga võib-olla, vaid päris kindlalt tulevikus näete nagu millele see on. Ma olen juba selle toote ees maksnud ära, ehk see toode tuleb kindlasti nagu välja. Sellest pole pääsu, aga nüüd peab lihtsalt kinnitab ära detailid. Kell on 11 päeval juba ja ma olen veits hiline ärkaja nendel päevadel, et ma lähen hästi hilja magama, hiliselt ärkan ja ma mõtlesin tegelikult olla kodus täna, aga mul tunne, et ma pean minema kontorisse, kuna mul on vaja püüda üks inimene käib kinni kontorist. Aga ühesõnaga, täna ma lähen toon ühe paki ära ja siis ma mõtlesin, et rääkida teile natukene lähemal why the hell ma räägin eesti keelt igapäevaselt natuke rohkem. Üks põhjuseid, et ma mõtlesin, ma avalikustan seda ka natukene hiljem, et kui ma panen endast riidesse, et sätin end hakkama. Aga ühesõnaga, let's get started! No nii, ma tulin tagasi 2 pakiga. Ma olen mega põnev tegelikult. Mul on endiselt jalas isegi. Ühesõnaga, see pakk on suuruse vahetus ühelt ettevõtjalt. Ja ma sain selle paki kätte, ma nagu, et ma tean, et ta vahetas 2 toodet teise suuruse vastu. Ja ma olen päris kindel, et need 2 toodet ei mahuta nagu siia sisse ära. Ja ma ei nagu üllatunud, kui ma sain selle pakki, ma vaatasin isegi, et kas see on ikka meie pakk nagu. Aga siis ma tuli meelde, et ta on ka ettevõtja. Mis on mega tuus. Kuna, oh my god. See näeb nii halb välja praegu, aga ta on saatnud 2 pudelit. Ja saatnud väikse browseri enda toote kohta. Ja muidugi on tooted siin põhjas. Ma olen nii põnevad selle peale. Ühesõnaga, nad teevad kuidas ütled, suhkruvaba alkoholi nagu siidrimaitselise jooke siin Kopenhaagen või Taanis ja nende joogid on täiega head. Ja vanille lime. Oh my god, ma ei tea põnev. Ma ei tea, võib-olla pean blogeriks uuesti alustama nagu influenceriks, et kui saan mingi pakke vaata. Või nii meeldib neid pakke saata vist. You can see my excitement right now. 2. Oh my god. Need on nii head. Ja ma olen selle üle ka väga õnnelik. Excited, ma ei tea, kuidas see välja näeb veel, aga kas see toode on terve? Oh my god! Ühesõnaga, ma olen sellest ringist nagu nii palju mõelnud, et ma soovin tellida. Oh my god, nii lahe. Kuidas see toimib? Nii lahe, kuidas see toimib? Palju sisu luua tegelikult, eriti teha reelse ja sellised asju, kui sa minu Instagrami jälgi, siis nagu you know where to find me. Birgit Kool. Ja, et I don't know what I need to do. Sa saad isegi kaamera jaoks seda kasutada. Ja siis viimane asi, mis ma tahtsin tegelikult rääkida, on selline põnev asi, et mul on tegelikult elus päris palju muutusi.
ma kõikidest ei saa nagu rääkida, hästi palju asju on veel kinnitamisel ja tulekul, nii-öelda ajaliselt tulekul. Ühesõnaga ma pole ükski aasta nii põnevil olnud tulevaks aastaks ja paljusti on seotud muidugi Fennikvitiga, aga väga palju on ka personaalse eluga seotud, et hästi palju minu isiklikus elus on nagu asju muutunud ja üks asi, mis muutus nagu oli see, et ma olin kuidagi elu, see oli nagu olukord, ütleme niimoodi, see on absoluutselt planeeritud, aga ma tegelikult leidsin töövõimaluse Eestis, Eesti firmale ja väiksele ettevõttele, kes siis alustab ettevõtte nii-öelda. Ja ma astusin sellesse ettevõttesse kui IT-projekti juhi konsult ja ma töötan küll Taanis olles, kuna meie tiim on rahvusvaheline. Siin on lasteaed väga kõrval, et sellepärast kuulete karjumist, laste karjumist ilmselt. Aga töötan ja seal Eesti firmas põhimõtteliselt siin Taanis samal ajal olles, et ja nüüd ilmselt küsite ka, et nagu, miks ma siis nagu, et kas Fennikvitiga ma ei lähegi edasi, et või nagu täiskohaga, et see oli algne plaan ja see on endiselt plaan. Ja see on minu siht ka, et ma lähen täiskohaga Fennikvitiga edasi ainult. Aga kuna Fennikvit ei maksa mu arveid ja mu renti ja nagu põhiasju, mis mul on väga vaja maksta, ütleme nüüd, siis see on natukene keeruline. Ja kuna mu eelmine töö ammendas mind niimoodi ära, et ma lihtsalt ei tahtnud enam seal olla, siis ma ei tea kuidagi see ajaliselt, et leida uus töökoht. Proosid. Et ajaliselt leida uus töökoht samal ajal, et mida ma ei otsinud isegi, siis ma olen nagu väga õnnelik ja et nagu see ajalist nagu kõik väga klapib. Muidugi siht selleks aastaks ikka on minna nagu täiskohaga Fennikviti peale, et võib-olla ma teen konsulttööd nagu selle kõige kõrval, et ikkagi nagu teenida midagi juurde isiklikult nagu, et kõik on nagu võimalik. Aeg peab näitama seda ja kui te mõtlete, kui palju ma töötan nüüd selle firma jaoks, siis ma töötan distantsilt, töötangi 60 tundi ja vahepeal ilmselt tulen Eestisse, et see firma ja firma asustaja ja kõik on nagu ikkagi Eestis, aga see tiim, kellega ma koos töötan, see on rahvusvaheline, et selline põnev perioodid, ma ütleks selle peale, et paljud asjad, mis juhtusid, see juhtus ka nagu aasta alguses ja see ei olnud ainukene asi, mis juhtus aasta alguses, mis lõi mind natukene nii-öelda põlvest nõrgaks, et how come ja need on kõik Eestiga seotud, mis mul tegelikult ei olnud algselt plaanis nagu otseselt. Ma muidugi mõtlesin küll, et kui tore oleks nagu rohkem Eestiga siduda ja leida võimalusi, kuidas ma saaks nagu rohkem Eestiga siduda ennast ja nagu jõuda nagu sellisele versioonile, kus ma tegelikult ilmselt see aasta reisingi hästi palju kahe riigi vahelt, mis on nii lahe, ma olen nagu nii põnevil sellega, et ma saan nagu rohkem ka Eestis olla nüüd see kord ja ilmselt näete mind rohkem Eestis ja samal ajal teha nagu Taanis seda firmat rajada üles, et ma arvan, ma leidsin sellise ideaalse kombinatsiooni, aga jah, ühesõnaga te näete rohkem mind Eestis ja see oli põhiline sõnum, mis ma sellega tahtsin öeldagi selle e-mailiga, videoga, et ma olen väga põnevil ühesõnaga. Aga ma nüüd lähen tööle viimaks, kell on 12, täpselt 12 ja ma lähen see on nagu selle ettevõtja eelised, ma arvan, et me oleme oma aja peremehed ja see ya!